Tere kõigile! Täna vaatame 4 erakordse naise ellu, kelle lood on täis skandaale, südamevalu, vastupidavust ja ajaloolisi hetki. Alates esileeditest kuni unustatud tegelasteni, need naised elasid võimsate meeste varjus, kuid jätsid endast maha põneva pärandi. Niisiis, avastame nende erakordsed ja šokeerivad elud. Orjusesse ja raskustesse sündinud Julia Chin veetis oma lapsepõlve töötades nagu iga teinegi ori. Kuid tema elu muutus, kui ta saadeti tõusva poliitiku ja tulevase Ameerika Ühendriikide asepresidendi Richard Mentor Johnsoni istandusse. Johnson võttis Julia peagi oma konkubiiniks, alustades suhet, mis oli ebatavaline, vastuoluline ja väga keeruline. Ta aitas tal majapidamist juhtida ja nende lapsi kasvatada, kuid ta ei andnud talle kunagi vabadust. Miks ta siis hoidis teda orjastatuna? Ja miks ta peaaegu ajaloost kustutati? Püüda välja selgitada, kes Julia Chin oli, eriti tema varasemate aastate üksikasju, ei ole lihtne ülesanne. 18. sajandi lõpus peeti demograafilisi andmeid ebatäpselt, eriti nende inimeste puhul, kes sündisid orjusesse. Näiteks teame, et Julia Chin sündis 1790. aastatel, kuid isegi tema juhtiv biograaf suutis sünniaja kitsendada vaid vahemikku 1790 kuni 1797. See on nii täpne, kui olemasolevate tõendite põhjal olla saab. Ühed allikad väidavad, et ta sündis 1790 aastal. Teised allikad väidavad, et ta oli 1812 aastal umbes 15 või 16 aastat vana, mis tähendab, et ta sündis umbes 1796 või 1797. Samamoodi ei ole tema vanemate ega tausta kohta palju üksikasju teada. Tema ema oli orjastatud naine nimega Henrietta. Arvatakse, et tema isa oli vaba valge mees, kelle perekonnanime ta sai, kuna selles Kentucky piirkonnas elas silmapaistev asunikupere nimega Chin. Siiski on lihtsam kindlaks teha, kes oli Julia orjastajad. Ta sündis Robert Sachs Johnsoni ja tema naise Jemima istanduses Kentucky Bluegrassi piirkonnas, mis tol ajal asus Ameerika Ühendriikide läänepiiril. Johnsonid kolisid läände Kentucky osariiki 1770. aastatel, olles ühed esimestest euroameeriklastest asunikest seal. Robert töötas maamõõtja ja maahindajana, aidates kaardistada Kentucky tulevast koloniseerimist. Neil oli palju lapsi, kuid just nende 5. poeg Richard Mentor Johnson, kes sündis seal 1870 aastal, osutus selle loo jaoks oluliseks. Tema sünniajal ei peetud orjus paljude valgete ameeriklaste poolt moraalseks kriisiks, vaid tavaliseks ja isegi vajalikuks institutsiooniks, mis oli tihedalt seotud läänepiiri laienemisega, nagu me varsti näeme. Kentuckisse asusid inimesed elama alates 1760. aastatest, liikudes Virginiast läände, ning 1792 aastal võeti Kentucky vastu Ameerika Ühendriikide 15. osariigina. Orjade oma mine oli siin täielikult seaduslik ja küsimus, kas uued osariigid peaksid orjust lubama, polnud veel muutunud ägedaks poliitiliseks võitluseks, milleks see 1810. aastatel kujunema hakkas. Hoolimata sellest, et Kentucky oli orje omav põllumajandusosariik istanduste majandusega, sai sellest kiiresti ka osariik, kus elas suurim vaba mustanahaliste elanikkond kogu Ameerika Ühendriikides. See oli sellepärast, et orjad, kes olid saanud vabaduse sellistes kohtades nagu Virginia, olid sageli esimesed, kes kolisid läände, et saada endale väike talu või elada eemal kohast, kus nad olid orjastatud. Lisaks sellele elas juuliajan siin veel suur põlisameeriklaste elanikkond, hõimud nagu Creekid ja Choctaw'd. See lõi olukorra, kus sotsiaalsed reeglid valgete asunike, mustanahaliste ja põliselanike vahelises suhtluses olid teistsugused kui teistes osariikides. Ja see rasside segunemine mõjutas Julia elu. Kuigi Julia sündis orjastatud naise lapsena, polnud ta sugugi puhtalt Lääne-Aafrika päritolu. Tema etnilise päritolu täpsed üksikasjad on siiski vaidluste allikas. Enamik uuringuid väidab kindlalt, et ta oli oktruun. See on termin, mida tänapäeval sageli kasutatakse inimeste kohta, kellel on vaid 1/8 Aafrika päritolu ja 7/8 Euroopa või Valge Ameerika päritolu. Kuigi Ameerika Ühendriikide kodusõjaeelses ajaloos leidus mõned üksikud sellised juhtumid, oli see äärmiselt haruldane. See ei olnud tegelikult nii Julia puhul. Kuigi öeldi, et ta nahk oli heledam kui paljudel teistel tolle aja orjadel, oli ta tõenäoliselt kõige rohkem kvartroon,
mis tähendab, et tal oli vähemalt veerand Aafrika päritolu. Me ei saa ka tegelikult kindlad olla, kuidas ta välja nägi. Kaamerad polnud tema surmaajaks veel kättesaadavad ning 19. sajandist pärit joonistused temast ei pruugi olla täiesti täpsed. Sõltumata sellest, kas Julia oli peamiselt Euroopa või Valge Ameerika päritolu, koheldi teda nagu kõiki teisi orjastatud lapsi. Tema ema Henrietta sai toitu endale ja oma lastele. See oli kaugelt liiga vähe selle kurnava töö jaoks, mida neilt oodati. Nad jäid ellu, kasvatades orjade aias väikestes kogustes ube, kapsast ja kartuleid, kuid nagu paljud orjastatud inimesed, oli neil pidevalt valgupuudus ja nad olid pidevalt alatoidetud. Julia varajasi aastaid iseloomustasid raskused ja puudus, kuid teismeika jõudes võttis tema elu sellise pöörde, et tema saatus seoti otseselt mõjuka Johnsoni perekonnaga viisil, mida vähesed oleksid osanud ette kujutada. Julia elu ei muutunud teismeeas sugugi lihtsamaks. Sel ajal eraldati Julia oma emast ja õest ning ta saadeti elama Richard Mentori, Johnsoni noorema poja majapidamisse. Johnson oli umbes 30-aastane ja juba ambitsioonikas ja esile tõusev tegelane Kentucky poliitikas. Ta oli rajanud oma enda majapidamise Blue Springi talus, mis oli suur mõisavaldus, kus ta elas iseseisvalt. Johnson oli vallaline ja tegelikult ei abiellunud ta kunagi traditsioonilises mõttes. Hiljemate kirjelduste kohaselt oli ta umbes 16-aastaselt teinud abielu ettepaneku noorele naisele, kuid tema ema ei kiitnud seda liitu üldse heaks ja survestas teda sellest loobuma. Mõned lood väidavad, et see juhtum jättis temasse püsiva jälje ning Johnson vandus, et ei lase enam kunagi oma emal ega kellelgi teisel oma isiklikku elu dikteerida. Olenemata sellest, kas see tõotus tegelikult anti või mitte, mõjutas see otsus ebatavalist kodust korraldust, mis peagi Blue Springi talus välja kujunes. Kui Julia sinna saadeti, sai temast kiiresti tema konkubiin. On raske kasutada väljendit, et nad alustasid suhet või midagi sellist, sest ilmselgelt polnud see Julia jaoks alguses vabatahtlik kokkulepe, kuigi nende suhte olemus muutus aja jooksul keerulisemaks. Samuti pole täpselt teada, kui vana Julia selle kõige toimumise ajal oli. Kui ta sündis umbes 1796 või 1797 aastal, oli ta vaid umbes 14 aastat vana, kui ta saadeti Richardi juurde elama. Kui ta sündis mitu aastat varem, umbes 1790 aastal, oli ta juba jõudmas 20-ndatesse eluaastatesse. Mis on kindlamalt teada on see, et ta sünnitas 1812 aastal tütre nimega Imogen. Varsti pärast seda sündis teine tütar nimega Adeline. Pole kahtlustki, et Richard oli nende 2 tüdruku isa. On selge, et tema ja Julia suhe oli selleks ajaks keeruline. Ta jäi orjaks, kuid on tõendeid, et ta nimetas teda oma naiseks ning tutvustas Imogenit ja Adeline'i vabalt oma tütardena, kui külalised Blue Spring Farmi külastasid. Nad kandsid samuti perekonnanime Johnson. Lõpuks korraldas ta neile oma maa andmise. Samal ajal, kui enamik ajaloolasi peab Richardit ja Juliet lõpuks omamoodi mitteametlikus vabaabielus olevaks, mis jäi tavapäraste seaduslike struktuuride väliseks. Richard Mentor Johnson on tänapäeval peamiselt tuntud selle poolest, et ta oli Ameerika Ühendriikide asepresident aastatel 1837–1841, kui Martin Van Buren oli president. Kuid tema poliitiline karjäär kestis 46 aastat. Ta valiti esmakordselt Kentucky esindajate koja liikmeks 1804. aastal. 3 aastat hiljem suundus ta Washingtoni, et esindada Kentuckyt kongressis kui föderaalse esindajate koja liige. Ta pidas seda ametikohta kuni 1819. aastani, mil tal õnnestus võita valimised Kentuckyt esindava USA senaatorina, millele järgnes veel 8 aastat esindajate kojas alates 1829. aastast ja seejärel tema periood asepresidendina. Kui Julia ei elanud nii kaua, et näha Johnsonit asepresidendiks saamas, oli tema poliitiline karjäär oluline Julia elutee kujundamisel. Kuna ta ei abiellunud kunagi valge naisega ega alustanud 19. sajandi alguse tavade järgi tavapärasemat perekonda, juhtis Julia põhimõtteliselt Blue Spring Farmi Kentuckys ajal, kui Johnson viibis igal aastal umbes 6 kuud Washingtonis. See oli istandusfarm, kus oli palju orje. Julia juhtis seda, ta suhtes ostjatega, kes ostsid nende toodangut ning ostis majapidamisele ja farmile vajalikke tarbeid. Ta korraldas ja juhtis ka seltskondlikke üritusi, millest paljud tuli korraldada siis, kui Richard naasis Washingtonist Kentuckysse ja kohtus kohalike poliitikute ning ärimeestega. Julia olevat mänginud klaverit väga hästi.
ning aitas luua sellistel koosviibimistel oodatud peene õhkkonna. Kui Johnson igal aastal taas Washingtoni poliitilist karjääri jätkama lahkus, jättis ta isegi tema hoolde sularaha, mille ta enne lahkumist välja võttis. See oli tolle ajastu orjastatud naise kohta erakordselt suur usaldus. Üks silmapaistev osa Julia tööst Blue Springi talu juhina oli Choctaw Akadeemia asutamine talus. See oli internaatkool, mis ehitati talule Põlis-Ameerika poiste jaoks. See tegutses Julia juhtimise all umbes 10 aastat. Mõnes mõttes oli see Julia töö jätkuma tütarde harimisel. Ta palkas kohaliku pastori ja jutlustaja Thomas Hendersoni, et harida Imogenit ja Adelini ning hiljem hakkas Henderson õpetama ka koolis. Choctaw Academy seisab osaliselt püsti tänaseni. Kentuckys asuval Blue Springi talul seisab hoone kestpõllul, kuigi põõsad ja puud on juba ammu läbi seinte tunginud ning katus on enam kui 100 pikkuse hooletuse tõttu suuresti kokku varisenud. Siiski, igaühele, kes elab selles Kentucky piirkonnas, on seal endiselt oma silmaga näha üks elav jälg Julia Cheney loost. Kuigi see kõik näib viitavat Julia ja Richardi vahelisele peaaegu võrdsele suhtele 1820. aastateks, oli see tegelikult palju keerulisem, kui esmapilgul paistab. Näiteks kohalik kogukond Kentuckys talus oma kongressmeni ja tema niinimetatud naise ebatavalist liitu, kuid nad kritiseerisid neid selgelt suletud uste taga. Pealegi oli nende suhe väga ebatavaline ning seda mõjutasid tolle aja seadused ja rassilised piirid. 1815. Aastal pärast oma isa surma sai Johnson Julia täielikuks seaduslikuks omanikuks. Ometi ei vabastanud ta teda. Ta jäi seaduslikult orjaks, isegi kui Johnson tunnistas avalikult nende tütred omaks ja kasvatas neid nagu enda lapsi. Ajaloolased on oletanud, et Johnson võis vältida Julia vabastamist, sest emantsipatsioon oleks võinud nõrgendada sidemeid, mis ühe teadlase sõnul teda Johnsoniga sidusid. Samuti oli tol ajal Kentucky seaduste järgi rassidevaheline abielu keelatud, nii et isegi kui ta oleks Julia vabastanud, poleks nad saanud niikuinii seaduslikult abielluda. Siiski oli Julial majapidamises mõjuvõimu. Ta korraldas, et tema vend Daniel koos oma perega toodaks Blue Springi farmi, kus nad elasid mitu aastat, veidi paremates tingimustes. Kuid 1821 aastal müüdi nad maha, tõenäoliselt seetõttu, et Johnsonil tekkisid poliitilise karjääri kõrvalt kasvavad rahalised raskused. On ka tõendeid, et Julia leidis aeg-ajalt, et tal oli raske istanduses distsipliini hoida, arvestades tema seisundit orjastatud naisena. Johnsoni kirjades selgub, et ta käskis oma valgetel töötajatel Julia autoriteeti järgida, kuid ajaloolased märgivad, et mõned orjastatud põllutöölised eirasid tema korraldusi ning naabruses elavad mehed ei olnud valmis sekkuma, kui ta palus nende abi karistamisel. 1833. Aasta suvel jäi Julia raskelt haigeks, kui koolera levis üle Ameerika kesklääne. 19. sajandil tunti koolerat kui sinist surma, kuna see levis suurte lainetena üle Euroopa ja seejärel Ameerikatesse 1810-ndatest kuni 1890-ndateni tappes miljoneid inimesi. See hõlmas ka koolerapuhangut Choctaw Akadeemias, kus paljud õpilased jäid haigeks. Nädalate kaupa hooldas Julia lapsi, aidates neil terveneda, kuid lõpuks nakatus ta ise haigusesse. Ta suri selle tagajärel ja oli üks paljudest ohvritest 1830. aastatel, mis oli haiguse jaoks kõige surmavam periood. Me ei saa olla kindlad, kui vana ta oli, kui ta suri. Ta oli kas oma 40. alguses või 30. lõpus. Ka tema matmispaik on teadmata. Pärast Julia surma leinas Richard väiretavalt sügavalt. Järgnenud aastatel astus ta suhtesse teise istanduses olnud orjastatud naisega. Kui naine hiljem ta teise mehe pärast maha jättis, lasi Johnson ta kinni võtta ja oksjonil maha müüa. Seejärel alustas ta sarnast suhet tema õega, kes oli samuti orjastatud. Julia lugu unustati aastakümneteks. Tegelikult tuleks seda nimetada hoopis varjamiseks. 1836. Aasta presidendivalimiste ajal oli Richardi eraelu ja tema skandaalne suhe orjatariga palju negatiivset tähelepanu pälvinud. Näiteks levisid laialt kuulutused, mis ründasid Richard Mentor Johnsonit tema suhte pärast Julia Cheneyga ja nende kahe tütrega. 1836. Aasta karikatuuris on Johnson kujutatud koos mõlema tütrega, kellest üks hoiab käes Cheney portreed.
kunstnik tumendas meelega Jean'i ja tüdrukute nahatooni, et suurendada rassilist häbimärgistamist ja teda avalikult naeruvääristada. Siiski, hoolimata tema eraelu ümberkäivast skandaalist, valiti Richard Mentor Johnson asepresidendiks koos Martin Van Bureni kandidaadina. 1850. Aastal tegutses Johnson endiselt poliitikas, kuid selleks ajaks oli tema füüsiline ja vaimne tervis juba halvenemas. Ta suri insuldi tagajärjel 19. novembril 70-aastaselt. Ta maeti Frankfurti kalmistule Frankfurtis. Tema tütred Juliaga olid saanud kaasavaraks suured talud ja abiellunud valgete meestega, kuid nad ei saanud tema testamendist midagi. Pärast tema surma näib, et 2 tema venda, kes tol ajal elasid, John ja Henry Johnson, hävitasid Richardi dokumendid ja muud kirjad. Tõenäoliselt oli siin 2 motiivi. Esiteks tahtsid nad kustutada kõik mälestused Richardi vastuolulisest suhtest ja 2 tütrest, kes tal Juliaga olid. Teiseks, kuigi Richard ei olnud oma surma ajal tohutult rikas mees, jättis ta siiski piisavalt suure pärandvara, et tema 2 venda tahtsid selle endale saada, selle asemel, et see läheks Imogenile, kes oli 1850 aastal veel elus. Nad leidsid kohtuniku, kes oli valmis neid aitama, et Richardi segarassist tütar ei päriks tema maid. Kohus kuulutas, et tal ei olnud järele jäänud ei leske, lapsi, isa ega ema. Nii kanti võltsitud testament ametlikku registrisse. Kuna Richardi dokumendid hävitati ja tema vara läks vendadele ning nende peredele, vaikiti Julia Jean'i lugu mõnevõrra maha. See kestis kuni 20. sajandi lõpuni, mil ühes väljaandes tehti möödaminnes viide Ameerika Ühendriikide asepresidendile ja tema orjastatud abikaasale. Need viited äratasid viimastel aastatel mitmes teadlases piisavalt huvi, et tema elust ja ajastust on avaldatud mitmeid uurimusi, sealhulgas täispikk elulooraamat, mille autoriks on Amrita Chakraborty Myers. Mi on Julia Jean'i, asepresidendi orjastatud abikaasa, lugu taas unustusest välja toodud. Kuigi suurem osa Blue Spring Farmist on kadunud, on kohalike muinsuskaitsjate jõupingutused Choctaw Akadeemia säilinud kiviehitise stabiliseerimiseks aidanud tagada, et vähemalt osa paigast, kus ta enas ja töötas, jääb püsima. Sel moel jätkub Julia Jean'i, kes kunagi oli ajaloost peaaegu täielikult kustutatud, nälu taasavastamine ja meelespidamine. 1859 aastal sattus Teresa Baioli Sickles ühe Ameerika šokeerivama skandaali keskmesse. Tal oli suhe Philip Barton Keedy Stisega ja kui tema abikaasa Daniel Sickles tõe teada sai, tulistas ta tema armukese päise päeva ajal maha. Philip oli silmapaistev isik ja tema avalik mõrv vallandas sensatsioonilise kohtuprotsessi, mis köitis kogu riigi tähelepanu ning muutis igaveseks õiguse ajalugu. Teresa Baioli sündis 1836. aastal New Yorgis, kuigi täpne päev ja kuu pole teada. Tema isa oli Giuseppe Antonio Baioli, jõukas Itaalias sündinud helilooja ja ooperijuht. Ta oli Itaalia ooperikompanii juht, mis külastas New Yorki 1832 aastal. Seal olles kohtus ta kuulsa libretisti ja muusikaõpetajaks saanud Lorenzo da Pontega. Kui ta hakkas da Ponte perekonnaga rohkem suhtlema, tutvus ta Mariaga, kes oli tõenäoliselt Lorenzo adopteeritud tütar, kuigi mõned allikad väidavad, et ta oli abieluvälise suhte tulemus. Sel ajal oli Giuseppe 30. eluaastate keskel, samal ajal kui Maria oli vaevu teismeline. Sellest hoolimata lubati suhtel jätkuda ning nad abiellusid tõenäoliselt 1834 aastal, kui Maria oli vaid 15-aastane. Teresa sündis 2 aastat hiljem. Teresa kasvas üles sügavalt muusikalises ja kosmopoliitses keskkonnas, veetes suure osa oma noorusest oma vanaisa Lorenzo da Ponte juures, kes oli aastakümneid varem kuulsalt koostööd teinud Wolfgang Amadeus Mozartiga. Kunstnike keelte ja ideede keskel kasvanud Teresat kirjeldati kui väga intelligentset inimest ning teismeeas rääkis ta mitut keelt ja mängis mitut pilli hõlpsasti. Kuid see kultuurne ja hoolikalt hoitud maailm ei kaitsnud teda kauaks, sest nagu me varsti näeme, pälvis ta ühe mehe tähelepanu, kelle nimi tegi ta kurikuulsaks. 1850. aastate alguses, kui Teresa jõudis teismeikka, märgati teda juba tema silmapaistva ilu ja kasvava sarmi tõttu. Siis, 1851 aastal kohtus ta Daniel Sicklesiga, kuid see polnud tegelikult nende esimene kohtumine. Daniel sündis 20. oktoobril 1819 ning oli New Yorgi advokaadi ja kohaliku poliitiku poeg.
Danielist oli samuti saanud advokaat, kuigi 1830ndate lõpus ja 1840ndate alguses töötas ta linna kirjastustööstuses. See viis ta kokku kultuuritegelastega nagu Lorenzo da Ponte ja Antonio Baioli, kelle muusikalisi märkmeid avaldati. Ta oli samuti sõbralik da Ponte poja New Yorgis elava professori vastu. Vaatamata hilisemale edule arvasid tema vanemad 20. eluaastates, et ta on rahutu ja vajab juhendamist ning väidetavalt paigutati ta Lorenzo da Ponte teadlaste majapidamisse, kus ta õppis prantsuse ja itaalia keelt. Väidetavalt elas ta seal umbes aasta 1830ndate aastate lõpus, kui ta oli umbes 20-aastane. Ta oli 20-aastane ja Theresa oli veel imik. Nagu mainitud, kohtusid nad uuesti aastaid hiljem, 1851 aastal, ja selleks ajaks oli Daniel end juba New Yorgi assamblees kohaliku poliitikuna tõestanud. Daniel kiindus kiiresti noorde Theresasse ja tegi talle peagi abielu ettepaneku. Kuid hoolimata tema ühiskondlikust positsioonist ja pikast seotusest Theresa perekonnaga, keeldusid Baiolid esialgu nõusolekut andmast. Daniel ei lasknud end sellest heidutada ning abiellus Theresaga tsiviiltseremoonial 17. septembril 1852. Hiljem, kui tema pere andis oma nõusoleku, tunnustati nende liitu ametlikult ka usulisel tseremoonial. Pole päris selge, kui suur oli nende täpne vanusevahe. Üldiselt arvatakse, et Daniel sündis 1819. aastal, kuigi ta ise väitis hiljem, et sündis 1825. aastal. Tõenäoliselt selleks, et vähendada märgatavat vanusevahet enda ja oma noore naise vahel. Kui me võtame varasema kuupäeva aluseks, oli ta vahetult enne oma 33. sünnipäeva, samal ajal, kui Theresa oli abiellumise ajal üldiselt arvatavalt umbes 16-aastane. Abielu, mis peagi skandaaliga lagunes. Danieli ja Theresa abielu algas üsna tavapäraselt. Theresa sünnitas tütre, kellele nad panid nimeks Laura Buchanan 1853 aasta hiliskevadel. On raske kindlaks teha, kas nad kahtlustasid, et Theresa oli eelmisel septembril abielludes rase, kuigi tõenäoliselt olid nad niikuinii plaaninud abielluda. Seega ei olnud see nii-öelda sundabielu. Vaatamata sellele esialgsele abielu normaalsuse muljele, oli nende abielu algusest peale probleemne. Daniel oli tuntud naistemees, kui ta abiellus Theresaga 1852 aastal ja kuulujutud tema tegude kohta levisid laialdaselt. Teda oli kunagi New Yorgi assamblee poolt noomitud selle eest, et ta suhtles tuntud prostituudiga ja tõi ta assamblee saali. Spekulatsioonidele lisas hoogu ka see, et oli sageli kodust ära. Näiteks, vahetult pärast Laura sündi suundus Daniel välismaale kaubandusdelegatsiooni koosseisus Suurbritanniasse president Franklin Pierce'i valitsuse nimel. Ta oli toonud endaga Inglismaale kaasa sama prostituudi New Yorgist, Fanny White'i, ja tutvustas teda isegi kuninganna Victoriale Londonis. Pärast koju naasmist valiti ta 1856. aastal Ameerika Ühendriikide esindajate koja liikmeks ning ta asus ametisse järgmisel aastal. Just siis kolisid Daniel ja Theresa Washingtoni DC-sse, asudes elama Lafayette'i väljakule poliitilise elu südames. Seal sai Theresa kiiresti eliitseltskonnas silmapaistvaks isikuks, olles tuntud oma ilu, sarmi ja võõrustaja oskuste poolest, teenides isegi hüüdnime Washingtoni seltskonna kuninganna. Koos paistsid nad täiusliku paarina, kuid kulisside taga rääkisid Danieli korduvad afäärid hoopis teist lugu. Siis 1857. Aasta märtsis, president James Buchanani ametisse astumise ajal kohtus Theresa pika ja nägusa mehega nimega Philip Barton Key II. Philip oli Francis Scott Key poeg. Francis oli tuntud Ameerika poeet ja advokaat. Tema suurimaks kuulsuseks oli luuletuse The Defense of Fort McHenry kirjutamine. See oli sütitav rahvuslik teos, mis räägib ameeriklaste poolt Baltimore'is Marylandis asuva Fort McHenry kaitsmisest brittide vastu 1812. aasta sõja ajal. Me kõik teame seda luuletust tänapäeval, isegi kui väga vähesed meist on seda selle nime all kuulnud. Hiljem seati see viisile ja on tänapäeval tuntud kui Star Spangled Banner ehk tähelipulaul. Washingtonis liikusid Philip ja Theresa samades seltskondades ning nad nägid teineteist sageli koosviibimistel ja üritustel, kus nad järk-järgult lähedasemaks said. Kuna Daniel oli tihti poliitilistel asjatoimetustel ära, käis Theresa nendel üritustel sageli üksi, kuid Philip ei olnud kunagi tema kõrvalt kaugel. Olles endiselt väga noor ja üha enam isoleeritud, näib, et ta kaotas oma abielu suhtes illusioonid. 1858. Aasta kevadeks, kui Sicklesid olid Washingtonis elanud umbes aasta, muutus tema sõprus Philippiga armusuhteks.
Philipp oli Washingtonis silmapaistev tegelane, kes töötas Columbia ringkonna USA prokurörina. Ta sündis 1818. aastal ja oli Theresast 18 aastat vanem, kes oli selleks ajaks umbes 22 aastane. Philipp oli samuti lesk 4 lapsega ning teda peeti laialdaselt üheks linna kõige nägusamaks meheks. Philippi ja Therese suhe kestis suurema osa aastast ning oli suuresti avalikkuse eest varjatud. Kuid hoolimata nende pingutustest saladust hoida, muutus Philippi kasvav kiindumus raskesti varjatavaks. Sageli nähti teda tema kodu lähedal viibimas või ilmumas sinna, kus Therese võis olla. Nad kohtusid sageli, mõnikord tänaval või tema tõllas ja lõpuks korraldasid nad ka privaatsemaid kohtumisi. Philipp rentis isegi väikese maja vaid mõne minuti kauguselt Sicklesi elukohast, kus nad said salaja kohtuda. Kui ta möödus Therese kodust, andis Philipp märku, lehvitades taskuretikut, ja kui Therese vastas samaga, kohtusid nad selles majas. Kuid just see sama märguanne sai lõpuks tema hukatuseks. Hoolimata nende püüdlustest suhet saladuses hoida, sai Daniel 24. veebruaril 1859 anonüümse kirja, milles teatati, et tema naine on armusuhtega seotud. Reevunud Daniel astus Theresale vastu. Alguses eitas ta suhet, kuid surve all murdus ta ning andis üksikasjaliku kirjaliku ülestunnistuse, kirjeldades oma kohtumisi Philippiga. Pärast seda sundis ta teda lubama, et ta ei kohtu Philippiga enam kunagi. Me ei tea täpselt, kes saatis kirja Danielile, kuid Theresa ja Philippi suhe oli ilmselt Sickli maja teenijaskonna seas üldteada, nii et see võis olla keegi, kes lihtsalt nägi, kuidas Philipp tuli ja läks. Mida me teame kindlalt, on see, et Philip Barton Key II mõrvati vaid 3 päeva hiljem, 27. veebruaril 1859 Washingtonis Lafayette'i väljakul. Lafayette'i väljakut tuntakse täna kui presidentide parki. Sel päeval nägi Daniel Sickles Philip Key'd oma maja ees väljakul ja uskus, et ta lehvitas taskuretikut, andes Theresale märku välja tulla. Philipp oli ärev, kuna polnud Theresalt mitu päeva midagi kuulnud ja oli rentinud toa Cosmos Clubis, mis asus Lafayette'i väljaku teisel poolel otse Sicklesi elukoha vastas. Kahjuks Philippi jaoks ei teadnud ta, et suhe oli avastatud ja kui ta väljakul ootas, paljastatuna ja kahtlustamata, relvastas Daniel end mitme püstoliga ja valmistus temaga vastamisi minema. Sündmuste lähedase pealtnägija ja advokaat Samuel F. Butterworthi sõnul tormas Daniel, nähes Philippi väljas, välja ja lähenes talle. Seejärel hüüdis ta, sa kelm, sa oled mu maja häbistanud. Sa pead surema. Philipp vastas, mille eest? Siis tõmbas Daniel välja relva ja tulistas Philippi. Esimene lask riivas Philippi kätt, millele järgnes rüselus. Mehed maadlesid omavahel, mille käigus suutis Daniel Sickles lasta veel ühe lasu, mis tabas Philippi kubena alla. Haavatud Philipp komberdas eemale ja üritas end peita lähedal asuva puu taha. Seda tehes hüüdis Philipp, appi, ära tapa mind! Siiski oli Daniel tõepoolest otsustanud ta tappa ning ta liikus lähemale ja tulistas veel 2 lasku otse lähedalt. Üks neist laskudest ei läinud lahti, kuid teine tabas Philippi otse rindu, põhjustades surmava haava. Daniel põgenes samal ajal, kui Philippi veeti lähedal asuvasse majja, kus ta suri peagi pärast seda. Hiljem samal päeval arreteeriti Daniel pärast seda, kui ta oli varrinud peaprokurör Jeremiah S. Blacki majja, kuid teda ei hoitud tingimustes, mida võiks oodata. Daniel Sicklese arreteerimine põhjustas Washingtonis sensatsiooni. Kuigi teda hoiti kurikuulsalt sünges, rottidest kubisevas vanglas, olid tema enda tingimused kaugel tavapärasest. Talle võimaldati ebatavalisi mugavusi, sealhulgas kodus toodud toite ja köetud tuba, ning ta sai pidevalt külalisi nii perekonnaliikmete kui ka Washingtoni ühiskonnas silmapaistvate tegelaste seast. Kui ta vahi all istus, haarasid ajalehed üle kogu riigi sellest loost kinni ja kirjeldasid skandaali põhjalikult. Kui kohtuprotsess 4. aprillil algas, kogunes väljas tohutu rahva hulk. Sickles oli 1850. lõpuks piisavalt jõukas mees ning ta palkas endale 8 advokaadist koosneva tippmeeskonna, mida juhtis James Brady, New Yorgi advokaat, kes oli tuntud tunnistajate hirmutamise poolest. Seevastu süüdistust juhtis Robert Auld, piiratud võimetega advokaat. Sickles oli populaarne poliitik ning vandekohtu liikmete valimisel hinnati, et 75 võimalikust vandekohtunikust
72 võiksid olla süüdistatavale kaastundlikud. Kui kohtuprotsess algas, esitas kaitse oma argumendid ebatavalisel viisil. Nad väitsid, et Sickles ei saa oma tegude eest vastutada, sest ta oli ajutiselt arust ära Philip Key suhte tõttu tema naisega. Nagu üks Danieli advokaatidest John Graham ütles, kui ta oli valge kuumuse seisundis, kas oli liiga suur kirg mehe jaoks, kes nägi enda ees oma naise paadunud, halastamatut võrgutajat. Kui see ajutise hullumeelsuse argument arenes, kujunes välja kummaline olukord, kus mõrvatud Key muutus kohtus peaaegu süüpingis olevaks meheks, samal ajal kui Sickles kujutati ohvrina. Kaitse püüdis oma seisukohta tugevdada, esitades tõendina tema kirjaliku ülestunnistuse afäärist, lootes sellega veelgi õigustada Danieli tegusid. Süüdistus vaidles vastu ja lõpuks tunnistati dokument lubamatuks tõendiks. Heidutamatult võttis Sickles asjad enda kätte, lekkides ülestunnistuse ajakirjandusele, kus see avaldati täies mahus, paljastades Theresa eraelu ja suurendades juhtumit ümbritsevat hullust. Teine oluline hetk saabus siis, kui arst astus tunnistajapingile ja tunnistas, et Danieli psühholoogiline kokkuvarisemine pärast avalikuks tulnud tõde Theresa truudusetuse kohta oli olnud nii suur, et ta kartis, et Daniel ei pruugi kunagi taastuda hullumeelsusest, mis sundis teda Philip Key'd tapma. Theresa kohta levitati kohtuprotsessi ajal ajakirjanduses iga päev laimu ja teda teotati, mistõttu ta vältis avalikkuse ette ilmumist. Kui kohtus arutelud 26. aprillil lõppesid, juhendas kohtunik vandekohtunikke, et nad peaksid meeles pidama, et Danieli teadmise ja Theresa afääri kohta 24. veebruaril ning Philip Key tapmise vahel 27. veebruaril möödus 3 päeva. Ta tõi selgelt esile selle idee nõrkused, et mõrv oli kirekuritegu. Danielil oli 3 päeva, et maha rahuneda. Tõsiasi, et ta tappis Philippi nende 3 päeva lõpus, viitas ettekavatsetud mõrvale. Žürii otsustas teisiti. Juba pärast 1 tundi tuli žürii tagasi ja kuulutas, et Sicklesi ajutise süüdimatuse väide oli õigustatud. Nad leidsid, et ta ei ole süüdi. Sellel õhtul korraldas Daniel Washingtonis suure peo, kus tema vabanemise tähistamiseks osales 1500 inimest. Kohtuprotsessi järelmõjud olid võib-olla sama kummalised kui sellele eelnenud ja selle ajal toimunud sündmused. Theresa ja Daniel olid mõnda aega teineteisest võõrdunud, kuid nad ei lahutanud. Theresa sattus ajakirjanduses ägeda kriitika alla ja idaränniku kõrgseltskond tõrjus teda, samal ajal kui Daniel jätkas oma tööd kongressis. Kõik see paneb inimesi mõtlema, kas inimesed ikka tegelikult mõistsid, kes mõrvar oli. Lõpuks leppis paar mingil määral ära, mis omakorda põhjustas ajalehtedes veelgi suuremat pahameelt. Siis sai nende sensatsioonilisest loost eilne uudis. Abraham Lincoln valiti Ameerika Ühendriikide presidendiks 1860 aasta novembris. Lõuna-Carolina sai 6 aega hiljem esimeseks osariigiks, mis liidust lahkus, ja Ameerika kodusõda puhkes 1861 aasta aprillis, kui konföderatsiooni Ameerika Ühendriigid alustasid katseid liidu vägesid lõunast välja tõrjuda. Nii kadus 1859 aasta kohtuprotsess avalikust teadvusest. Igal juhul oli Daniel Sicklesil nüüd võimalus oma mainet taastada. Ta sai ohvitseriks liidu armees ja võitles paljudes sõja tähtsaimates lahingutes. 1863. Aasta juuli alguses osales ta Gettysburgi lahingus. Kokkupõrke ajal purustas kahurikuul tema parema jala. Jalg amputeeriti ja saadeti Washingtoni armee meditsiinimuuseumisse. Luud on tänaseni välja pandud riiklikus tervise- ja meditsiinimuuseumis. Theresa abielu ei olnud pärast skandaali enam kunagi endine ja ta tõmbus suuresti avalikust elust tagasi. Ta veetis suure osa oma ülejäänud elust New Yorgis, kus ta suri Brooklynis 5. veebruaril 1867 tuberkuloosi tõttu. Ta oli vaid 30 või 31 aastat vana. Vaatamata aastaid varem toimunud skandaalile oli tema matus Greenwich Village'is hästi külastatud tänu tema perekonna sidemetele. 1869. Jõnenda aastal määrati Daniel Ameerika Ühendriikide saadikuks Hispaaniasse ja mõned kuulujutud väidavad, et tal oli isegi suhe pagendatud kuninganna Isabella teisega. Madridis alustas ta seejärel suhet Hispaania-Prantsuse päritolu naisega nimega Carmina ning nad abiellusid 1871 aastal. Paaril sündis 2 last. Pärast koju naasmist 1880 aastal töötas ta New Yorgis mitmetel ametikohtadel ning naasis isegi lühiajaliselt kongressi, olles seal 2 aasta jooksul aastatel 1893–1895. Selleks ajaks oli tema tütar Theresa ka surnud.
Nad olid teineteisest võõrdunud ning Laura, kes oli alkohoolik, suri 1890. Aastal vaid 38-aastaselt. Daniel Sickles elas pika elu ja suri 1914 aastal, 94-aastaselt. Viimase kõnega detailina on ta ainus Gettysburgi lahingu kõrgem ülem, kellele pole püstitatud ausammast. See puudumine peegeldab tema pärandit varjutanud skandaali, kohtuprotsessi ja tapmise mõju. 1861. Aastal rebis kodusõda riigi lõhki. Varina Davis sattus ootamatult konföderatsiooni esileedi rolli, kui tema abikaasa Jeffersonist sai uue lahkulöönud riigi president. Kuid tema positsiooni taga peitusid kahtlused ja pinged. Tema päritolu kohta liikusid kuulujutud. Kriitikud seadsid kahtluse alla tema lojaalsuse ning sõda tõi kaasa laastava isikliku kaotuse. Mis siis temast saab? Liitu minuga, et teada saada. Varina Davis sündis ja ristiti Varina Howellina 7. mail 1826. Tema vanemad, William ja Margaret, elasid Mississippi osariigist Natchez linnas, kuid tundub, et ta sündis Louisiana maakohas, kui tema vanemad külastasid seal sugulasi. Siiski väidavad mõned allikad, et ta sündis Mississippis. Varina sündis perekonnas, mis kehastas varajast Ameerika eliiti. Tema isa poolt olid ambitsioonikus ja avalik teenistus sügavalt juurdunud. Tema vanaisa oli 1790-ndatel New Jersey kuberner ning tema isa võitles 1812. aasta sõjas brittide vastu. Tema ema, Margaret Louisa Kemp, oli jõuka Mississippi istanduse omaniku ja orjapidaja tütar, Šoti-Iiri päritolu immigrant, kes oli lõunaosariikides endale staatuse ja varanduse loonud. Varina ise oli 11 lapsest teine, kuid 19. sajandi karmis tegelikkuses jõudis täiskasvanu ikka vaid 7 neist. Kuigi tema perekonnaliin ulatus tagasi Euroopa esivanemateni Briti saartelt, sealhulgas Walesi ja Šoti-Iiri juurteni, sosistati juba Varina sünnist saadik, et ta ei näinud välja nii, nagu oleks oodatud. Tal oli oliivikarva jume, tumedad silmad, tumedad juuksed ja lai nina. Tunnused, mida hiljem seostati tema Walesi päritoluga. Kuid mitte kõik ei olnud veendunud. Paljudele inimestele jäigas rassikeskes ühiskonnas enne Ameerika kodusõda tundusid need tunnused ebatavalised. Ja nagu varsti näete, äratas ebatavalisus kahtlust. Varina lapsepõlves oli tema isa üsna jõukas kaupmees, istanduse omanik ja 10 orjastatud inimeste omanik. Mõnda aega elas perekond mugavalt, kuid 1830-ndatel viisid mitmed halvad investeeringud koos üha kallineva elustiiliga tema rahalise seisu pidevasse langusesse. Aastaks 1839 olid tagasilöögid kuhjunud pankroti piirini. Just tema naise jõukas perekond tuli appi neid päästma ning tõenäoliselt tänu nende rahalisele toetusele sai William saata oma tütre põhja poole haridust omandama, pannes ta internaatkooli Philadelphias. Seal sai ta suurepärase hariduse ja töötas väsimatult, nii et koju naastes oli ta tõenäoliselt üks kõige haritumaid naisi kogu oma kogukonnas. 1843. Aasta lõpus, olles vaid 17 aastat vana, kohtus Varina oma tulevase abikaasaga jõulupeol Hurricane'i istanduses. See oli Jefferson Davis. Ta oli temast 18 aastat vanem ja jõukas istanduse omanik. Jefferson oli varem lühikest aega abiellus olnud Sarah Knox Tayloriga, kuid naine suri vaid mõni kuu pärast nende pulmi 1835 aastal. Sarah oli Zachary Taylori tütar, kes oli USA armee kindral ja teenis lühikest aega Ameerika Ühendriikide 12. presidendina aastatel 1849 kuni oma surmani ametis 1850 aastal. Varina oli Davisest võlutud juba nende esimesest kohtumisest alates, kuid tema vanemad olid palju vähem vaimustunud, muretsedes paari vanuse, tausta ja poliitiliste erinevuste pärast. Siiski pärast mõningast kõhklust andsid nad oma nõusoleku ning kurameerimine jätkus läbi 1844 aasta ja järgmisel aastal. Davis tegi siis abielu ettepaneku ning pulmad plaaniti suurejoonelise seltskondliku sündmusena, kuid see plaan jäeti hiljem sinnapaika. Kui nad 1845 aastal abiellusid, toimus tseremoonia tema vanemate kodus ning kohal oli vaid väike ring Varina sugulasi ja sõpru. Kuid kummalisel kombel polnud seal kedagi Davise perekonnast. Alles pärast seda mõistis Varina, et tema abikaasa suhtumine soorollidesse oli üsna traditsiooniline
ning ta ootas, et Varina täidaks haridusest hoolimata tüüpilise lõunaosariikide abikaasa rolli. Ta mõistis ka, et mees kandis endas jätkuvalt kiindumust oma surnud esimese abikaasa vastu. Pärast tema surma 1835. Aastal leinas Davis teda sügavalt ning veetis suure osa järgmisest 8 aastast ühiskonnast eraldatuna, olles kas võimetu või ehk ei tahtnudki minevikus täielikult lahti lasta. Varina tunnistas hiljem, et tundis end mõnikord nende abielus justkui lohutus abikaasana. Isegi nende lühike mesinädalate reis tuletas seda meelde. See hõlmas külastust tema eaka ema Jane Davise juurde ning tõsist peatust naise haual, kes oli olnud enne teda. Norpari uus kodu sai Briarfieldis, istanduses, mille Jefferson oli rajanud maale, mille talle oli andnud tema vanem ja jõukam vend Joseph. Varsti pärast seda saabus sinna elama tema lesestunud ja vaesunud õde koos oma 7 lapsega. Otsus, mis tehti ilma Varinaga konsulteerimata, mis talle sugugi ei meeldinud. Kuid 1846 aastal valiti Jefferson Davis Ameerika Ühendriikide esindajate kotta ja Varina sõitis temaga kaasa Washingtoni, linna, mis talle kiiresti väga meeldima hakkas. Ta sukeldus linna seltskonna ellu ja sai peagi üheks linna populaarseimaks ja noorimaks võõrustajaks. Kuid peagi astus Davis oma kohalt tagasi, et teenida Mehhiko-Ameerika sõjas aastatel 1846–1848. Pärast konflikti naasis ta poliitikasse uuenenud ambitsiooniga. Kuid mida suuremaks kasvas tema staatus, seda enam kasvas ka pinge abikaasade vahel, sest tema poliitilised vaated olid vastuolus Varina omadega. Kuigi Varina jagas pigem põhjaosariiklaste seisukohti orjuse suhtes, siis Jefferson seda ei teinud ning ta oli isegi võrrelnud orje kariloomadega. Sellest hoolimata suutis ta oma peas nende vastandlikud vaated lepitada ning nende suhe jäi stabiilseks. Talle meeldis raha ning Jeffersoni kasvav jõukus 1850. aastatel näis siluvat paljusid nende suhteprobleeme. Ta teenis mitu aastat Mississippi senatorina ning 1853 aastal nimetati ta president Franklin Pierce'i valitsuses sõjaministriks. See tähendas, et kuigi nende kodu oli Mississippis, veetis perekond aastatel 1845–1861 suure osa oma elust Washingtonis. Siin tundis Verena end vabamalt, leides, et linna laiem poliitiline ja sotsiaalne maailm sobis tema vaadetega paremini kui Mississippi üha pingelisem õhkkond. Kuid perekondlik tragöödia oli kohe nurga taga. Aastal 1852–1864 sündisid Verenal ja Jeffersonil 6 last, 4 poissi ja 2 tüdrukut. Traagilisel kombel ei elanud enamik neist kaua. 1854 aastal tabas Davise perekonda suur lein, kui nende esimene laps, Samuel, suri enne 2-aastaseks saamist. Leinast murtuna tõmbus Verena mõneks ajaks seltskondlikust elust tagasi. Järgmisel aastal sündis nende tütar Margaret, kes oli ainus nende lastest, kes kasvas suureks, abiellus ja lõi oma pere. 3. laps, Jefferson Jr., elas küll täiskasvanuks, kuid suri vaid 21-aastaselt 1878 aastal, kollapalaviku epideemia ajal Mississippi jõe orus. Järgnesid veel 2 poega, Joseph, kes sündis 1859 aastal ja William, kes sündis 1861 aastal. Mõlemad surid lapsepõlves. Nende noorim laps Winnie, sündinud 1864 aastal, oli emaga eriti lähedane, kuid aastatel enne tema sündi toimusid lõunas sündmused, mis muutsid nende elu igaveseks. Verena kogu elukäik muutus 1860 aasta lõpus. Juba lapsepõlvest saati oli orjanduse üle peetav vaidlus Ameerika Ühendriikides üha teravnenud. Alates vabariigi algusaegadest oli põhja- ja lõunaosariikide vahel olnud lõhe. Põhjaosariigid olid rohkem linnastunud ja võtsid kasutusele tööstuslikke protsesse, mis tähendas, et nende majandus ei sõltunud enam orjatööst. Paljud osariigid olid hakanud orjandust keelustama ja Verena ajaks oli põhja vabaosariikide ja lõuna orjapidajate osariikide vahel selge lõhe, kus sunnitöö oli endiselt keskne puuvilla ja tubaka kasvatamisel tohututel istandustel. Verena elas kogu oma elu kuni 1850. lõpuni selle taustal. Kuigi orjus oli paljude lõunaosariiklaste jaoks normaalne, tähendas tema enda kosmopoliitsem kasvatus ja haridus, et ta oli aastaid kokku puutunud põhjaliberaalide vaadetega sellel teemal. Ja arvestades tema sidemeid mõlema piirkonnaga, nimetas ta end poolvereliseks. Orjussest oli saanud üha vaieldavam teema kogu riigis.
riigi laienemine läände oli sütitanud arutelu selle üle, kas orjus peaks olema lubatud uutes osariikides või mitte. See hakkas 1850. aastatel üle keema, eriti pärast Vabariikliku partei moodustamist. Selle presidendikandidaat Abraham Lincoln valiti Ameerika Ühendriikide presidendiks 1860. aasta novembris. Kuigi Abraham Lincoln ei olnud otseselt kampaaniat teinud kogu riigis orjanduse kaotamise platvormil, kartsid lõunaosariigid tema kavatsusi ning 1860. aasta detsembris sai Lõuna-Carolinast esimene osariik, mis liidust lahkus. Jaanuarist kuni aprillini 1861 järgnesid sellele mitmed teised osariigid, ühendades end lõunas konkureeriva Ameerika Konföderatsiooni riikideks. Sama aasta aprillis kõlasid Ameerika kodusõja esimesed lasud, süüdates konflikti liidu ja konföderatsiooni vahel, mis rebis riigi lõhki. Verena Davis ja tema abikaasast said peagi Ameerika Konföderatsiooni riikide esimesed ja ainsad presidenti ning esileedi. Nende tee sellesse ainulaadsesse ajaloolisse rolli oli järk-järguline. Mississippi otsustas liituda Lõuna-Carolinaga ja lahkus liidust 9. jaanuaril 1861. Jefferson astus 12 päeva hiljem Washingtonis ametlikult senatist tagasi. Vaid 4 nädalat hiljem sai temast Montgomerys, Alabamas kokku tulnud konvendil konföderatsiooni ajutine president. Ajutine ametikoht muudeti alaliseks. 22. veebruaril 1862 selleks ajaks oli sõda juba täies hoos ja pealinn oli kolinud Richmondi, Virginiasse. Jeffersoni naisena sai Verena kohe esimeseks leediks. Tema abikaasa tõus presidendi ametikohale tulenes tema staažist pikaajalise senaatorina ja endise sõjaministrina. Kuid Verena positsioon konföderatsiooni esileedina oli keeruline. Ta ei uskunud kunagi tõeliselt konföderatsiooni eesmärki ja tema kahtlused muutsid ta sobimatuks uue lahkulöönud riigi esileediks. Inimesed, kes sel ajal Richmondis temaga kohtusid ja vestlesid, märkasid seda ning paljud hakkasid tema välimuse üle arvamust avaldama. Üha tigedamas ja avalikult rassistlikus ajakirjanduses paisutati sosinad tema jume kohta solvanguteks. Ajalehed tõid esile tema kollaka naha ja tumedad näojooned, vihjates, et ta võib olla osaliselt põlisameeriklane või afroameeriklane. Teised läksid veelgi kaugemale. Vaenuulikud kriitikud, kes soovisid nii teda kui ka tema abikaasat haavata, kirjeldasid teda šokeerivas keeles, nimetades teda mullatiks või indiaanlaseks. Solvangud, mis olid mõeldud rassiliste hirmude õhutamiseks ühiskonnas, mis pidas vereliine ja puhtust kinnisideeks. Asja tegi hullemaks see, et Taviste pereelu oli pingeline. Verena oli neil aastatel sageli rase ja nende poeg Joosep suri 1864 aasta aprillis pärast rasket kukkumist, vahetult pärast oma 5. sünnipäeva. Vaid mõni kuu hiljem sünnitas Verena tütre Vinni. Laps sai peagi tuntuks kui konföderatsiooni tütar ning tema pilt ja lugu levisid sõja viimasel aastal kogu lõunas, lootuses tõsta moraali. Nii veetis Verena sõja-aastad rasedana, leinates, kriitika all olles ning sunnituna olema üks silmapaistvumaid avalikke naiskonna isikuid eesmärgi nimel, millesse ta tegelikult ei uskunud. Ameerika kodusõda lõppes konföderatsiooni kaotusega 1865 aasta aprillis, peaaegu 4 aastat pärast selle algust. Kui konföderatsiooni juhtiv kindral Robert E. Lee korraldas alistumise, põgenesid Jefferson, Verena, nende pere ja toetajad Richmondist lõuna poole. Nad tabati Georgias ning Jefferson võeti vahi alla pärast kahtlusi, et tal võis olla mingisugune seos president Abraham Lincolni mõrvaga, mis toimus vaid mõni päev pärast lahingute lõppu. Selle tulemusena veetis Jefferson järgmised 2 aastat vangistuses. Selle aja jooksul saatis Verena nende lapsed Kanadasse sugulaste juurde turvalisuse huvides, samal ajal kui ta kampaaniat pidas, et oma abikaasa vabastada. Ta vabastati Kautsoni vastu 1867 aasta mais ning ta kuulus endiste konföderatsiooni poliitikute ja sõdurite üldise amnestia alla, mille kuulutas välja president Andrew Johnson 1868 aasta jõulude ajal. Davised olid nüüd vabad oma elu taas elama nii, nagu nad ise soovisid. Kuid nende ümber olnud ühiskond oli muutunud. Jeffersoni jõukus põhines suuresti tema istandustel, mida peeti ülan orjatööjõuga. See oli nüüd kadunud. Pealegi polnud mingit võimalust poliitilise karjääri taastamiseks ning perekonna varandus oli sõja tõttu hävinenud. Samuti olid vangistuse ajal kogunenud kõik tema kohtukulud. Just siis reisis perekond Euroopasse, teenides veidi raha esinemistasude ja avalike esinemistega, kuna nad olid tuntud kui konföderatsiooni endine president ja esimene leedi.
Verena ja lapsed jäid Euroopasse pärast seda, kui Jefferson naasis Ameerikasse ning kaalusid erinevate õpetajatööde vastuvõtmist. Inglismaal koos oma õe ja lastega oli Verena nördinud, kui luges 1870 ja 1871 aastal Ameerikas Jeffersoni võimalikest armusuhetest. Sel ajal suri nende poeg William vahetult enne oma 11. sünnipäeva ning see koos nende varanduse kokkuvarisemisega viis nad pikaajalisse masendusse. 1870. keskel naasis Verena Ameerikasse ning paar leppis järk-järgult ära, elades lõpuks 1878 aastaks taas koos. Selleks ajaks toetus Jefferson oma patroonile, Sarah Dorsey'le, kes oli jõuka Louisiana istanduse omaniku lesk. Dorsey oli tegelikult Verenat tundnud juba nende koolipõlvest 1830. aastatel, kui mõlemad tüdrukud käisid koos internaatkoolis. Dorsey oli samuti kirjanik ja ajaloolane, kes sai oma kirjutistest tulihingeliseks konföderatsiooni toetajaks. Ta kutsus Davised elama oma mõisasse Beauvoiris, Mississippis, Mehhiko lahe ääres ja müüs neile lõpuks seal odava hinnaga maja. Kui Sarah suri 1879. 4 aastal jättis ta Jeffersonile märkimisväärse rahasumma, mis leevendas suuresti nende rahalisi probleeme kogu Jeffersoni ülejäänud elu jooksul. Ta suri 1889 aastal lõunaosariike tabanud ulatusliku kollapalaviku epideemia ajal, olles 81 aastat vana. Pärast oma abikaasa surma kolis Verena elama New Yorki, mida peeti tol ajal vastuoluliseks sammuks. Ta oli suguluses meediamagnaadi Joseph Pulitzeriga ning viimane andis talle 1891 aastal kirjutaja töö ajalehes New York World. Tema tütar Winnie läks temaga kaasa. Ta kirjutas aastatel ning avaldas mitu raamatut, näiteks uurimuse Iiri revolutsionäärist Robert Emmetist. Nii elasid Verena ja tema tütar 1890. aastatel Manhattanil keskklassi elukirjanikena, elades sageli linna korterhotellides või sugulaste juures. Aeg-ajalt kritiseeris lõunaosariikide ajakirjandus Verenat tema otsuse eest kolida põhja ja kirjutada New Yorgi Yankee ajalehele. Ta vastas nendele kriitikatele öeldes, et sõda ja tema abikaasa surm tähendasid, et ta pidi iseenda ülalpidamiseks tööd tegema. 1898. Aeled aastal tabas tragöödia, kui Winnie suri 34 aasta vanuselt, tõenäoliselt kas kopsupõletiku või gastriidi tõttu. Verena korraldas, et ta maetaks Richmondi oma isa ja venna kõrvale. Verena jätkas kirjutamist ka pärast seda, kuigi ta vananes. Paljud tema hilisemad artiklid keskendusid lepituse ja parema mõistmise edendamisele põhja- ja lõunaosariikide vahel, kuna riik oli endiselt kibedalt lõhestunud 3 aastakümmet pärast kodusõda. Verena jaoks oli see kummaline elu 2 reaalsuse vahel. Ühelt poolt elas ta New Yorgis, kuid samas reisis ta ka naiste kogunemistele, kes olid üles kasvanud ja elanud peredes, kus olid endised konföderatsiooni sõdurid ja poliitikud. Oma hilisematel aastatel tundis ta huvi hariduse kättesaadavuse laiendamise vastu. Näiteks 1901 aastal kohtus ta mõjuka Afroameerika juhi Booker T. Washingtoniga ja arutas, kuidas nii naised kui ka afroameeriklased võiksid Ameerikas saada paremaid haridusvõimalusi. Oma viimastel eluaastatel nautis ta igapäevast sõitu Central Parkis ja teatris käimist. Lõpuks elas ta 80-aastaseks ja suri kopsupõletikku oma Manhattani kesklinna korteris 16. oktoobril 1906. Temast jäid maha tütar Margaret Davis Hayes, samuti mitu lapselast ja lapselapselast. Siiani vaatavad paljud tema fotosid ja arutlevad tema päritolu üle, uskudes, et tema välimuse põhjal pidi tal olema kas Aafrika või Põlis-Ameerika juuri. Mõned viitavad ka sellele, et ta nimetas end ise segavereliseks, et seda veelgi kinnitada. Ometi pole sugupuude uurimine ega kaasaegsete ajaloolaste töö leidnud sellele väitele usaldusväärseid tõendeid. Tema dokumenteeritud sugupuud viivad tagasi Euroopa esivanemateni, seega saame vaid spekuleerida. Verena Howard Davisele avaldati austust matuserongkäiguga läbi New Yorgi tänavate ning hiljem maeti ta Richmondis, mis tähendab, et ainus konföderatsiooni esileedi puhkab selle lühiajalises pealinnas. Tema hauakivil oli lihtsalt kirjas rahus. Mary Lincoln oli kuulsa Ameerika presidendi Abraham Lincolni abikaasa. Ta oli esimene leedi, piisavalt jõukas ja tal oli tore perekond, kuid 1875 aastal saatis tema enda poeg ta hullumajja. Mis temaga siis juhtus? Kas ta oli tõesti hull? Ja miks ta poeg seda tegi?
Nendele küsimustele vastamiseks peame kõigepealt minema tagasi 19. sajandi algusesse. Naine, keda tänapäeval tuntakse peamiselt kui Abraham Lincolni abikaasat, sündis nimega Mary Ann Todd 1818. aasta 13. detsembril Kentucky osariigis Lexingtoni linnas. Tema isa oli Robert Smith Todd. Mees, kelle esivanemad mängisid silmapaistvat rolli Ameerika iseseisvussõjas. Robert oli nooruses õppinud juristiks, kuid ei hakanud kunagi erapraksises töötama, vaid alustas hoopis erinevaid ärilisi ettevõtmisi Kentucky osariigis tollasel Ameerika piiril. Ta võitles ka 1812. aasta sõjas brittide vastu ning just sel ajal abiellus ta oma naise ja Mary ema Elizabeth Toddiga. Kahjuks suri Mary ema sünnitusest tingitud tüsistuste tõttu, kui Mary oli vaid 6-aastane. Järgmisel aastal abiellus Robert uuesti, seekord Elizabeth Humphreys'iga. Sellest teisest abiellust sündis 9 last, nii et Toddide perekond oli suur. Neil olid siiski rahalised võimalused, et elada mugavalt. Nende pere elas Lexingtoni kesklinnas suures 14 toaga majas. Marle võimaldati tolle aja kohta ka hea haridus, rõhuga keelte, klassikalise kirjanduse, tantsu, muusika ja seltskonna etiketi õppimisele. Teisalt oli tema noorus siiski keeruline, sest suhted kasuemaga olid pingelised ning tal oli palju poolõdesid ja vendi, kelle seast oli vähemuses. Kentucky oli orjapidajate osariik ja Toddide perekond ei erinenud selles osas teistest. Ühel hetkel pidasid nad orjuses üle 10 inimese, kellest enamik olid mingil moel majapidamistöölised. Nende seisukoht selles osas peegeldas neid vastuolusid, mida orjandus kogu riigis tekitas. Lõpuks loobusid Toddid suuresti orjapidamisest, kui nad elasid piiril, kus oli vastuoluline teema. 19. sajandi keskpaiku oli saavutatud ebakindel kokkulepe. Selle kohaselt muutusid idaranniku põhjapoolsed osariigid nagu New Jersey, New York, Boston ja Connecticut vabariikideks, kus orjus oli keelatud. Samal ajal kui idaranniku lõunapoolsed osariigid nagu Virginia, Carolinad ja Georgia jätkasid oma majanduse ja ühiskonna rajamist orjusele. Kuid tegelik küsimus oli selles, kas uutel liidu koosseisu võetavatel osariikidel peaks olema lubatud orjust praktiseerida või mitte. Kentucky ja Tennessee olid esimesed neist piiriosariikidest, kuid ajaks, mil Marie Todd kasvas üles 1820 ja 1830 aastatel, oli arutelu liikunud veelgi lääne poole, näiteks Missourisse. Need pingd mängisid olulist rolli Marie Toddi täiskasvanu elus. 1839. Aastal, kui Mari oli oma 20. alguses, kolis ta Springfieldi, Illinoisi osariigi pealinna, piirkonda, mis koges 1830. ja 1840. aastatel suurt sisserändajate voogu. Siin peeti teda vaimukaks ja seltskondlikuks nooreks naiseks ning ta oli linna kõrgklassi seas populaarne. Alguses kurameeris talle tõusev noor advokaat ja demokraatliku partei poliitik Stephen A. Douglas. Kuid just sel ajal kohtus ta ka Abraham Lincolniga. Sel ajal oli Lincoln 30-aastane advokaat Springfieldis, kes polnud veel eriti tuntud ega olnud poliitilisele karjäärile alust pannud. Näed said peagi lähedasteks, kuid nende suhe oli omapärane. Nad leppisid peagi kokku abielluda, kuid hiljem hakkasid nad kõhklema. Lincoln muutus abielu suhtes ebakindlaks ja katkestas selle isegi ühel hetkel. Siiski abiellusid nad lõpuks 4. novembril 1842 pärast suhteliselt pikka kurameerimist tolle aja 19. sajandi standardite järgi. Vaatamata näiliselt ebatavalisele algusele oli Mari abielu Abrahamiga õnnelik. Neil sündis mitu poega. Robert 1843 aastal ja 3 aastat hiljem Edward. Kuid Edward suri traagiliselt enne oma 4. sünnipäeva tuberkuloosi tõttu. Järgnes veel 2 poega. William sündis 1850 aastal ja Thomas 1853 aastal. Ka nemad olid omal moel üsna ekstsentrilised. Lincoln oli leebe loomuga ja tihti hajameelne isik. Tema poisid olid tuntud selle poolest, et nad läksid kontorisse ja segasid tema advokaadipartnerite tööd. Nad kaebasid selle üle tihti Abrahamile, kuid ta ei teinud midagi olukorra parandamiseks. Mary oli omalt poolt mitmel moel vaevatud naine. Tal esines sageli meeleolu kõikumisi, avalikke vihapurskeid ja tal oli äge iseloom.
kui ta elaks tänapäeval, oleks teda ravitud ühe või teise vaimse tervise häire tõttu, kuid 19. sajandi keskel selliseid diagnoose ei pandud. Tal oli selgelt depressioon ja luuluta võis olla bipolaarne ning tal oli ka mitmeid füüsilisi probleeme nagu diabeet ja halb nägemine. Abraham alustas oma poliitilist karjääri kohaliku poliitikuna Illinoisis 1840. aastate keskel, töötades osariigi seadusandlikus kogus. Ei olnud ebatavaline, et mõjukate elukutsete esindajad, näiteks juristid, pidasid tol ajal osariigis sageli selliseid ameteid ja Abraham ei paistnud sel hetkel kaaluvat karjääri föderaalsel poliitilisel tasandil. Mõne aasta pärast, kui tema ja Mari alustasid oma pere loomist, taandus Abraham poliitikast ja keskendus oma advokaadipraktikale, mis tõi ta tagasi poliitilisse ellu ja riiklikule areenile, oli 1854 aasta Kansasi Nebraska seaduse vastuvõtmine, mis avas tee orjanduse laiendamiseks uutesse aladele, mida USA valitsus läänes lõi. Lincoln kerkis peagi esile silmapaistva tegelasena äsja loodud vabariiklikus parteis, mis oli orjanduse vastane ja asutatud alles 1854 aastal. Mõnevõrra ebatavaliste sündmuste jada kaudu tõusis ta suhtelisest tundmatusest vabariikliku partei kandidaadiks 1860 aasta USA presidendivalimistel. Mary oli Abrahamile valimiskampaanias vankumatu, ehkki mõnikord ebatraditsiooniline toetus. Ta julgustas tema kasvavaid poliitilisi ambitsioone kogu 1850-ndatel ning võib-olla poleks me kunagi kuulnud Abraham Lincolnist, kui Mary poleks teda tungivalt presidendiks kandideerima õhutanud. Tundub, et tal oli samuti osa mõnede tema poliitiliste vaadete kujundamises. Teisalt pidasid mõned ajakirjanduse esindajad teda sekkuvaks, samas kui tema valmisolekut ajakirjanike Lincolni koju Illinoisis kutsuda ja neile maja tutvustada peeti veidraks. Abraham pidas teda selgelt oma karjääripartneriks. Kui ta 1860 aastal valimised võitis, tervitas ta teda sõnadega Mary, meid on valitud. Ameerika Ühendriikide esimese leedi ametikoht oli selline, mis oli USA avaliku elu sõnavarasse jõudnud alles 1830. aastatel. Mary nautis seda rolli, kuigi see oli raske nii talle kui ka Abrahami jaoks. Ameerika kodusõda puhkes vaid mõni kuu pärast Lincolni presidendiks saamist, kuna usuti, et uus president kavatseb kogu liidus orjanduse kaotada. Kentuckist pärit ja ori omanud perekonnast tulnud Mary, mitmed lähedased sugulased võitlesid konföderatsiooni poolel ning mitu tema poolvenda sai lahingus surma. Siiski avaldas ta häälekalt toetust liidule ja orjanduse kaotamisele. Samas tekitas ta ka palju poleemikat, eriti oma priiskava kulutamisega Valges Majas peetud pidusöökidele ja ametlikele üritustele, hinnalisele ehtele ja sisekujundusele. Sel ajal, kui ülejäänud riik kannatas sõjakoorma all ja paljudel inimestel puudusid igapäevaeluks vajalikud esmatarbekaubad, neile, kes teadsid, kuidas Lincolni Valge Maja toimis, nad pidasid Mariat kas sekkuvaks isikuks, kes segas oma meest ja tõmbas teda eemale sõjaaegse valitsuse tähtsatest asjadest. Tema sagedaste depressioonihoogude, maania ja üldiselt ettearvamatu käitumise tõttu. Tema vaimne seisund oli eriti halb 1862 aastal, kui ta sai teada, et tema poeg William ehk Willi oli surnud kõhutüüfusesse. Ta oli nii muserdatud, et oli umbes 3 nädalat voodis, ei käinud matustel ja teda hooldas õde mitu kuud. Lincoln oli 1860. aasta valimised võitnud vaid napilt, kuna demokraatlik partei oli tol ajal orjuse küsimuses lõhenenud. Tema populaarsus kasvas aja jooksul, nagu ka proua Lincolni maine, suuresti tänu tema heategevuslikule tööle Washington DC ja Marylandi piirkonna haiglates sõja kestel. Liit saavutas lõpuks konfliktis võidu, lõpetades sellega Ameerika Ühendriikides orjuse. Maria lootis väga, et temast saab pärast seda rahulikum esimene leedi, kuid üks John Wilkes Boothil olid teised plaanid. Booth oli näitleja ja konföderatsiooni pooldaja, kes 14. aprillil 1865 mõrvas president Lincolni. Kui tema ja Maria vaatasid Washingtonis Fordi teatris etendust Meie Ameerika sugulane, Maria hoidis oma abikaasa kätt, kui talle tulistati kuklasse.
ta suri alles 15. aprilli hommikul pärast mitmetunnist koomat. proua Lincoln tuli ühel hetkel toast välja viia. Nii suur oli tema trauma. Mary Lincoln sai pärast oma abikaasa mõrvamist palju kaastunnet. paar oli sõja ajal nii palju kannatanud ja nüüd, kui kõik näis olevat läbi ning sõda võidetud, oli Mary'le tema abikaasa julmalt ära võetud. Kaastunde avalduste seas, mida ta sai, oli ka kiri Suurbritannia kuninganna Victorialt. Naine, kes oli kaotanud oma abikaasa prints Alberti 4 aastat varem, 1861 aastal, ega taastunudki sellest kaotusest täielikult, kandes kogu ülejäänud elu musti leinariideid. Hoolimata kaastundlikest sõnumitest sattus Mary Lincoln peagi rahalistesse raskustesse. Abraham oli olnud edukas nii advokaadina kui ka poliitikuna ning oli jätnud talle päranduseks märkimisväärse vara, mis tänapäeva rahas ületaks $2 miljoni piiri. Aga Mary oli alati olnud pillaja ning tema aeg esileedina oli neid kalduvusi ainult süvendanud. 1868. aastaks kuulutas ta üleriigilises meedias, et on rahatu ja vajab rahalist abi kui mõrvatud presidendi vaene lesk. Ta veetis sellele järgnenud aastad, püüdes oma rahalist seisu parandada ning elades perekonnasõprade ja oma abikaasa endiste poliitiliste liitlaste rahalisel toel. Ühel hetkel tähendas see seda, et tema ja üks tema poegadest, Tad, kolisid Euroopasse ning elasid Frankfurdis Seligmani perekonna juures. Joosep Seligman oli juudi päritolu sakslane, kes oli rännanud Ameerika Ühendriikidesse, saanud seal väga edukaks ärimeheks ning aitas Abraham Lincolni presidendi ajal koguda tohutul hulgal raha uniooni sõjapingutuste toetuseks. Lõpuks, 1870. alguses määras kongress Mariale iga-aastase pensioni, kuid ta ei olnud kunagi kindlal rahalisel järjel pärast seda, kui ta raiskas abikaasa surma järel talle jäetud vara. Rahaprobleemid, millega Maarja pärast abikaasa surma silmitsi seisis, avaldasid suurt survet tema niigi habras vaimsele tervisele. Seda süvendas 1868 aastal ilmunud Elizabeth Keckley raamatu Kulisside taga ehk 30 aastat orjana ja 4 aastat Valges Majas avaldamine. Keckley oli endine ori, kellest sai Lincolni perekonna õmbleja ning hiljem Maarja Lincolni lähedane usaldusisik ja sõber. Maarja pidas selle raamatu avaldamist, mis sisaldas hulgaliselt isiklikke paljastusi tema ja tema lahkunud abikaasa kohta, tõsiseks reetmiseks ning paljud inimesed tol ajal pidasid seda maitsetuks. Kõik see rahutus ja ebastabiilsus tema elus koos poja Toomase ehk Tadi surmaga 1871 aastal tõenäoliselt tuberkuloosi või südamehaiguse tõttu viis Maarja Lincolni vaimse tervise tõsise edasise halvenemiseni. Ta muutus ettearvamatuks, paranoiliseks ja kaldus luuludesse. See kulmineerus 1875 aastal, kui ta külastas oma ainsat ellu jäänud poega Robertit ja oli veendunud, et too on raskelt haige, kuigi tegelikult oli olukord vastupidine. Külastuse ajal rääkis ta Robertile, et keegi oli üritanud teda rongis mürgitada. Ta kulutas ka suuri summasid asjadele, mida ta kunagi ei kasutanud ning kõndis linnas ringi $10 000 riigi võlakirjades riiete sisse õmmeldud. Lõpuks otsustas Robert oma ema Sundravile saata. Järgnes vaimse seisundi kohtuprotsess, mis pälvis palju avalikku tähelepanu, kuna see puudutas endist esileedit. Vahetult pärast kohtuprotsessi oli Mary nii halvas vaimses seisundis, et tundus, nagu ta oleks üritanud elu võtta. Ta käis mitmes apteegis ja ostis piisavalt laudaanumit, et end tappa, kuid üks tähelepanelik apteeker märkas seda ning andis talle selle asemel platseebo. Alguses paigutati Mary Illinoisi Batavia vaimuhaiglasse, kuid seejärel tekkisid juhtumis komplikatsioonid. Eriti hakkas välja tulema asjaolu, et Robert kontrollis oma ema rahaasju ja paljud vaatlejad pidasid teda, võib-olla üsna ebaõiglaselt, varjatud motiividega inimeseks, kes soovis oma ema vaimuhaiglasse paigutada. Lõpuks, 1876 aastal kuulutati Mary piisavalt teovõimeliseks, et enda eest hoolitseda ja talle anti vabadus. See oli kindlasti ebameeldiv sündmus tema elus ja kuigi Roberti iseloom pandi tol ajal kahtluse alla, pole kahtlustki, et Mary Lincolni psühholoogiline seisund polnud 1870 aastatel hea.
Mary suundus pärast hullumeelsuse juhtumit tagasi Euroopasse ja veetis mitu aastat reisides Prantsusmaal ja mujal. tema tervis halvenes neil aastatel veelgi, mis oli suuresti tingitud mitmest kukkumisest, mis teda reisimise ajal tabasid. 1880. aastate alguseks, mil ta oli alles oma varastes 60-ndates, oli ta tagasi Ameerikas ja üha enam sunnitud elama oma õe majas Springfieldis, Illinoisis. Ta suri seal 16. juulil 1882 pärast kukkumist, mis viis kiiresti koomasse ja südamerabandusse. Ta oli 63 aastat vana. Üks väheseid lohutusi tema elu hilisemate raskuste juures oli see, et tema ja Robert leppisid vahetult enne tema surma ära. Ajaloolased on üldiselt hinnanud Mariat väga keskpäraseks või isegi kehvaks esileediks, kuna tema erinevad raskused tõmbasid ta mehe tähelepanu ametlikest kohustustest kõrvale. Riikliku kriisi ajal. Viimasel ajal on temast siiski kujunenud kaastundlikum portree, eriti pärast seda, kui Sally Field kehastas teda Steven Spielbergi filmis Lincoln. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot nendest naistest ja abikaasadest ajaloos. Loodan, et pidasite seda huvitavaks. Andke mulle kommentaarides teada, mida te nende elude kohta arvasite. Ja kui jõudsite lõpuni, siis suur tänu, et vaatasite selle kompilatsiooni täies pikkuses ära. Kui soovite rohkem kompilatsioone abikaasadest või lihtsalt rohkem videoid kuulsate meeste abikaasadest, andke sellest samuti allpool kommentaarides teada. Loodan, et olete tellinud minu kanali ja lülitanud teavitused sisse, et saada kõik minu videod kohe, kui nad üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et kohtume järgmises unustatud elude osas. Aitäh!